Nagu te mäletate, seisneb protsessi visualiseerimise olemus fakti konstateerimises, et täna on parem kui eile ja homme on parem kui täna. Energeetilisi fontääne käivitades korrake mõttes kinnitust, et teie taotluse energia kasvab iga päevaga. Ehk siis sa pead ise, mitte see, et ainult, et sa tuimalt neid asju ei tee, vaid sa pead ise olema selles veendunud, et sinu taotluse energeetika kasvab. Või kui sa nende kanalitega mängid, et täna voolab minust läbi rohkem energiat kui eile, homme voolab veel rohkem kui täna, on ju. Nii hakkab taotlus toetama iseennast ja tõstab su energeetika kasvama. Ärge unustage, et peovälja parandamise harjutus peab olema puhastatud tahtmise ja tähtsuse potentsiaalidest. Et see ei ole see, et ma tahan parem olla või niimoodi, eks ole. Või see, mida mina tahan, on tähtsam. Ta peab igasugusest tähtsusest olema puhastatud. Ja sest puhastamisest me oleme varem rääkinud, et varasematest osadest sa saad selle kohta üle kuulata, kui vaja on. Innukus ja agarus püüdlustes energeetilisi voogusid suurendada annab aga vastupidise tulemuse, sulgumise efekti. Ehk siis, kui sa oled liiga innukas, kui sa oled liiga, vaata siis tekib see tähtsuse potentsiaal sinna ja see on see, mis selle tagurpidise efekti toob. Igasugune innukus ja agarus tekitab liigse potentsiaali, sest omistate eesmärgi saavutamisele ülearu suure tähenduse. Taotlus, see ei ole agarus, vaid keskendatus. See tähendab see, et minu fookus, minu tähelepanu on sellele suunatud. See ei tähenda seda, et ma panen nui 4, on ju. See on kogu aeg mu sees, mu tähelepanu on sellel. Ma tunnetan seda, ma tajun, on ju. Tähtis on ainult keskendatus protsessile. Kui pingutate harjutust sooritades kõigest väest, kui teie mõistus unistab millestki kõrvalisest, millal süüa saab või millal lapsed koju tulevad või midagi muud, raiskate te ilma aegu oma aega ja energiat. Ehk su tähelepanu peab olema jäägitult sellel, millega sa tegeled. Lõdvendage püüdlikkuse haaret ja lihtsalt keskenduge oma tegevustele. Ilusat päeva sulle!